Minu käes on uus Garmini veoauto navigaator Nüvi 465D. D tähendab seal lõpus liiklusinfo vastuvõtjat. Tuleb toode siis sellises kompaktses Garmini pakendis. Võtame seadme lahti karbist ja vaatame, mis siin sees on. Pakend välja võetud, sisaldab siis USB arvutiga, sigaretisüütajast toide. Võiks ka ära mainida, et antud puhul on tegemist siis tavalisest palju pikema juhtmega, et kuna suures veoautos nagu on tavaliselt pistik kaugemal, siis juhe on tavalisest nüvijuhtmest 2,5 korda pikem, mis on muidugi loomulikult hea. Juhe sisaldab ka liiklusinfo vastuvõtjat, mida näete siin keskel. Liiklusinfo vastuvõtja jaoks on ka eraldi kaasas veel antenn, mille saab iminapaga kas või näiteks esiklaasi külge kinnitada. Antenn ise käib siis siit külje pealt sisse. Hoidikuks see on nüüd tavapärasest erinev. Kui tavalistel nüvidel on kaasas iminapaga hoidik, siis antud juhul on tegemist armatuurlaua hoidikuga. Nii. Siit saab ka teda lukustada ja lahti võtta. Kleepimiseks armatuurlauale on siis olemas 2 plaati. Üks neist siis ajutine. Ehk siis seda nüüd saate mitu korda edasi-tagasi tõsta, kui vaja on. Tõsta ja kleepida. See on nüüd nii-öelda korra kleebite ja rohkem seda kleepida ei saa, et siuke püsivam asi. Võtate siit lahti ja kleebite ta siis vajalikku kohta kinni. Nii. Vaadates nüüd toodet ennast, siis märkab ka väga suuri sarnasusi Nüvi 200 seeriaga, 200 Wide seeriaga ja tegelikult ongi aparaat siis mahutatud konkreetse seadme korpusesse. Alt vaadates siis seadme seerianumber, mudelinumber, kinnitamiskoht autohoidikule, sisse lülitamisnupud pealtpoolt, intervallinupp vasakult sisse, vasakult välja, teispoole vajutades klahvilukk ja tagaküljel kõlar ja arvutiga ühendamiseks pistik, samuti samast pistikust käib ka sigaretisüütaja juhe. Siit väga lihtsa liigutusega järgi. Nii, lülitame siis seadme sisse. Tuttav Garmini logo. Kuna see on seadme esmane sisse lülitamine, siis kindlasti alguses on aparaat mõtleb vähe pikemalt kui tavaliselt. Nii, ette tuleb keelevalik. Liigume siit eesti keele peale. Nagu näete, siis keeli on väga palju antud seadmes. Nii, kihutasime vist mööda. Eesti Vabariik ja okei. Teade registreerimise kohta. Nii, otsib satelliite, kuna mina asun toas, siis siit ta kindlasti satelliit ei leia, nii selle ma jätan vahele. Küsimus kohe, kas kasutada autos seadet või veoautos. Kuna tegemist on veoka GPS-iga, siis valime aktiveerime veoka režiimi. Nii, ja kohe tuleb mul hulga küsimusi ette. Laius, veoki kogupikkus,
kõrgus, mis veosega on tegu, kui on näiteks ohtlik veos, saan valida kohe. Nii palju on kaal, teljekoormus, järelaagiste arv. Pärast kõikide andmete sisestamist saab salvestada seadistused nii-öelda profiili alla. Kui on mitu erinevat autot, siis on väga mugav valida lihtsalt vastava auto kohta profiil ja ongi seadistused tehtud, et seda ei ole vaja iga kord teha. See on nüüd tuttav Garmini ekraan. Üleval nurgas kellaaeg näha, akuindikaator. Antud seadmel on ka siis Bluetooth käedvaba, ühilduvus, GPS indikaator, kaardivaade, aadressi sisestamiskoht, helitugevuse seadistamine ja erinevad seadistused ja tööriistad. Vaatame siis järgi, mis võimalused meil siin on. Tööriistade alt leiame erinevad seadistused, kus ma olen, näitab ära lähima aadressi, haigla, politseijaoskanna, kütuse ehk siis tankla. Veel saab antud seadmel on funktsioon teekonna planeerimine, mis tähendab seda, et saab salvestada erinevaid teekondi, sinna lisada hulganisti vahepunkte, alguspunkti, lõpp-punkti ja selle ära salvestada. 10 sellist teekonda saab teha. Nagu näete, siis ka on olemas piltide lehitseja, kalkulaator, erinevad maailma kellaajad, mida saab vaadata ja ühikute teisendaja. Liikudes edasi nüüd seadete alla, näeme ka veoki profiili ja saame seda igal ajal muuta. Navigeerimise seadistuste alt, nii nagu ikka, on olemas Garminil kiiremaig, lühem teekond ja nii-öelda maastikul navigeerimine. Ehk siis kasutatakse punktist A punkti B sirgjoonelist liikumist. Vältimiste alt saan ma valida vastavat seadet siis, mida võiks vältida. Järsukurvi hoiatus võin panna peale, et kui on ikkagi täislast, et ei läheks meelest, et ei ole soovitatav väga suure kiirusega kurvi minna. Ekraanil saan heledust seadistada. Värvistiil automaatne, öine, päeval, automaatselt siis GPS teab, millal päike loojub ja vastavalt valib siis ekraani seadistuse. Keeled, erinevaid tekste, hääli ja klaviatuuri saab erinevaid täiesti panna, et näiteks kui ma räägin mingis muus keeles, tahan menüüd panna, siis ma valin vastava seadistuse, vastava hääle saan panna erineva klaviatuuri. Bluetooth seadistus, ehk siis saab vabalt lisada vastava telefoni seadmega ja rääkida siis, teha kõnesi juhtmevabalt, ilma et peaks telefoni taskust välja võtma. Mikrofon on seadmel siin külje peal, nii et räägi ainult sisse ja ongi valmis. Lisaks siis saab seadistuste alt panna Garmin lugu, ehk siis PIN-koodi peale aparaadile. Nii, need olid siis põhiasjad. Kasutate näiteks veoki pealt tulete, istute oma sõiduautosse, ühe nupuvajutusega saate kohe ära muuta režiimi. Mis veel huvitavat? Seadmesse on eelsalvestatud Euroopa kaart, teekonna planeerimine, Bluetooth funktsioon ja lisaks, muidugi selle aparaadi teeb eriliseks see, et tegemist on veoka naviga ja võimaldab siis teha marsruute, mis on mõeldud ainult veokile, mida ükski teine Garmini seadmetest hetkel teha ei suuda.